Viimasel augustikuu õhtul süüdati taas kord randades lõkked, meenutamaks ajaloolisi mereäärseid märgutulesid ehk iilastulesid, mida süüdati juba viikingite ajastul praktilisest vajadusest, et juhatada meresõitjaid kodusadamatesse. Tänapäeval on saanud sellest traditsioon, mida tuntakse kui muinastuletöö. Saaremaa vaata, et kõige suurem muinastuletöö pidustus toimus Pangal, kuhu tuli taas kord kokku suur hulk inimesi. Aga mitmendat korda siis Pangal muinastuli süüdati? No eks me oleme nüüd vist, ma pakun välja, et kusagil 10 korda teinud juba. Aga selline suurem üritus on vist 5. kord, kus me oleme lastekodu lapsi toetanud oma üritusega ja meil on nagu esindajad ja peame seda nagu suvelõpu ürituseks. Mis on selle Panga peovõlu üldse, et siia nii palju inimesi kohale tuleb? Saaremaal on ju mujal ka tulesid täna. Noh, Pangapank on ju kõige kõrgem pank meil Saaremaal ja siit paistab ju teised tuled kätte, Hiiumaa tuled ja üldiselt rahvale meeldib see Pangapank siin, nii et ja järjepidevus tähendab ka midagi, et kui sa oled juba aastat teinud, siis rahvast teab ja tuleb ja hea esineja ja plaan. Kuidas Pangal on suveperiood siin möödunud? Palju inimesi on käinud, kas oskab ta üldse seda numbrit ka öelda? Noh, nii palju ma oskan öelda, et kui lätlane ütleb, et kui ta ei ole Pangal käinud, siis ta pole Saaremaal käinud. Ja ma loodan, et ikka käib palju rahvast, loomulikult käib palju rahvast. Mis te arvate, miks see niimoodi on, et inimesed tulevad kodust peole ja nad ei olegi söönud ennem? No ma arvan, et see on värske õhk, mis inimesed sööma paneb. Et tulevad välja, värske õhk teeb kõhu tühjaks kohe? Seda küll, jah. Et kui isegi välja lähed kuskile värskesse õhku loodusesse, ikka tahad midagi näksida. Mida see muinastuletöö teie jaoks tähendab? Suve lõppu. Lõkkeid. Inimeste kokkutulekut veel. Aga täna õhtul neid lõkkeid ise nautida ei saagi, olete tööpostil? Seda on jah juhtunud igal aastal. Ansambel Justament on täna muinastuletööl mängimas. Kas muinastuletöö on ka kuidagi erilisem päev, kus mängida? No see on, nagu siin peremees alguses ütles, et see on küllaltki uus komme meil siia mereäärde või ütleme, igal pool üle Eesti mereäärde kokku tulla. Me oleme praegu üks Saaremaal, eks ju. Aga igal pool mujal mereääres tehakse ka ju tulesid. See on väga ilus komme. See on nii armas ja eriti armas oleks ta siis, kui oleks tõesti nagu Balti kett, et näed teist tuld sültsimus, siis paned nagu tule edasi ja siis ülevalt oleks seal ülevalt siis vanajumal või siis kopteri pealt või kuskilt oleks kena vaatepilt. Meil nagu ei olnudki selles kohas nagu sellist suvelõpu pidu või olemist. Ja minu meelest just vahetult enne kooli on see väga armas ja ma väga loodan, et iga aasta järjest rohkem mereäärsed külad ja seltsid ja korraldajad korraldavad selliseid mõnusaid äraolemisi. Munastulede tuld tehakse, et meenutada kunagi siis randades süüdatud lõkked, mis kutsusid meremehi mere pealt tagasi. Mida selline meri ja just elav tuli teie jaoks tähendab? No ma rohkem olen ikka tuleinimene, et kõik mu sõbrad ja tuttavad teavad, et mulle, et kui ma tuld teha, siis mina teen, eks ju. Aga kuna ma olen Tartust pärit ja elan praegu hoopis Põhja-Eestis, siis merega mul eriti nagu kokkupuuteid pole olnud, kuigi mulle mere peal meeldib olla ja süda ei lähe ka pahaks, kui Soome sõidame laevaga. Et merehaigust ma ei põe, aga ma olen rohkem selline tuleinimene ja tuld on alati igas asendis väga mõnus vaadata, nii talvel, kevadel, suvel kui sügisel.